Tere armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala Ja mina olen Naatan Metsala. ja see on meie podcast Vahejaam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Täpselt nii. Ja Nattu, mis meil vahepeal toimunud on? See paneb mulle alati nii palju pressure'it peale, sest ma kunagi ei mäleta, mis me teinud oleme. Ei, mis me vahepeal tegime? Me tegime kooli, tööd, mis me veel tegime? Lapsega olime, külastasime vanavanemaid väga palju, nautisime kevadet, elu on ilus. Midagi suurt me seekord ei teinud, et ma ei unustanud enda sünnipäeva ära vahepeal jälle või midagi. Me tegime vahepeal valmis podcasti Instagrami. Ja me just tahtsime sellel eesmärgil teha, et kuna YouTube'is me ei saa niimoodi suhelda oma vaatajatega, me ei saa võib-olla nii palju tagasisidet otse, et siis on lihtsalt koht, kus te saate kirjutada meile, me saame põrgatada mõtteid teemade osas, saate või avame vahepeal storydes sellised võimalused, et saate kirjutada mingite teemasoovitusi meile, saate mis iganes teil südamel on, saate meile kirjutada ja seal jagame ka natuke telgitaguseid, natuke meie enda elust, teenimistööst, me käime mitte palju, aga natukene käime ka niimoodi teenimas mujal ja oma koguduses ja saame neid asju jagada ja oleks siuke mõnus lahe keskkond, sest et meil kummalgi ei ole sotsiaalmeediat, me ei jaga nagu pilte endast, enda eludest nagu sotsiaalmeedias põhimõtteliselt mitte midagi, nii et see on ainus koht, kus me üldse jagame enda elust nagu väljaspool enda lähedasi ja pereliikmeid. Täpselt, sest see ja me tegime Instagrami täiega ja see on täiega lahe, sinna tuleb igasuguseid vahvaid asju, hakkame siin igasugust erinevat sisu panema, natuke rohkem sellist varieeruvat sisu ka kui ainult YouTube'i ja ainult selle podcastiga seoses, nii et soovitan igati jälgida ja vaadata, mis kõike põnevat sinna hakkab üles minema. Aga täna. Tänane teema on puhas süda ja me räägime sellistel teemadel nagu kadedus, tagarääkimine, kibedus, nurisemine. Need on nagu sellised väikesed patukesed, mis kuidagi märkamatult hiilivad meie ellu, aga mis on tegelikult need asjad, mis viivad meid võib-olla isegi kõige rohkem jumalast eemale, sest need on nii salakavalad, sa ei märka, kuidas sa väikestes doosides neid asju enda ellu sisse lased ja mingi aja pärast need on juba nii suureks lumepalliks su elus läinud, et sa ei saagi aru, et kuidas see on su elu juba mõjutanud ja viinud sind eemale jumalast. Täiesti õige. Need on need, piibel ise nimetab neid nagu need väikesed salakavalad rebased, kes tulevad aaret varastama ja seda ära vedama, et see on need väiksed salakavalad rebased. Me võime mõelda küll, et see ei ole nagu, võib-olla need asjad ei ole midagi nii suurt ja nagu nii sellist olulist, aga mulle nii meeldib, kuidas Jaakobuse kiri ütleb esimeses peatükis ja salmis 26 ütleb, et kui keegi arvab end jumalat teenivat oma keelt aga ei ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline jumalateenistus on tühine. Ja see käib kõigi nende 4 kohta tegelikult nagu nii hästi, sest et see on peegeldus sellest, mis su südames tegelikult on. Ja Jaakobus nii kenasti paneb sellele, ütleme, sükse väga selge märgi, et kuulge, hei, see väga loeb, mida me välja räägime oma sõnadega. Nii et ja see on ka see põhjus, miks me tahame täna rääkida sellest. Ja piibel räägib meile nagu kui oluline on puhastada oma südant ja hoida seda puhtana, et ühest küljest me teame, et piibel räägib ka seda, et süda on petlik ja me ei tohi seda usaldada, aga samas ta ka ütleb meile, et me peame seda puhastama ja me peame hoidma seda puhtana ja näiteks psalmid 51, 10-12 ütleb mulle, et loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim, ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Õpetussõnad 4.23 ütleb, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Psalmid 24, kes võib minna üles issanda mäele ja kes võib seista tema pühas paigas, see, kellel on süütu käsi ja puhas süda, kes ei tõsta oma hinge tühisuse poole ega vannu petlikult. Siis Jakobuse kiri, tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi, puhastage oma käed, patused ja tehke oma südamed puhtaks kõikelised. Ja piiblis on veel nii mitu kirja kohta, mis räägib puhtast südamest ja selle taotlemisest ja
ja puhas süda ei tähenda ainult nagu välist head käitumist, vaid sisemist siirust ja täielikku pühendumist Jumalale. Ja miks see oluline on, sest et Jumal ei vaata ainult meie tegusid, vaid vaatab meie südame hoiakuid, on ju. Et kui su süda on rikutud, siis see mõjutab kogu meie elu, see mõjutab meie mõtteid, sõnu, tegusid ja kui Jeesus näiteks rääkis inimestega, siis ta ka tabas nende südant, ta nägi nende südant. Näiteks kui rikas mees tuli küsima, et kuidas ma saaks taevariiki, et ma pean käske, et hoian oma vanemaid ja pean käske ja siis Jeesus ütles, et anna ära oma vara ja siis tule minu juurde ja siis tule minuga ja ta ei suutnud seda teha, aga Jeesus nägi ta südant, ta nägi, mis tegelikult ta südames oli, et seal oli see rahaarmastus, on ju. Ja me peame ka küsima, et mis meie südames on need asjad, mis seda südant määrivad ja ei lase meil olla puhta südamega Jumala ees. Nii õige tegelikult. See on hästi, hästi oluline küsimus iseendale küll ja väga tihti nagu naljakas veel eriti nagu selle teema puhul võib olla see, et see isegi ei märka seda, kuidas midagi nii negatiivset nagu see nagu kibedus või tagarääkimine võib saada sinu südames valdust, on ju. Ja sa kuidagi tunned, sa nagu hakkad üks hetk oma elus nägema mingit teatud mustrit, võib-olla vahel isegi ei märka, kuni Jumal juhib tähelepanu sellele, et appikene, mingi hetk ärkad üles ja saad aru, appi, ma olen nii palju taga rääkinud inimesi või appi, ma olen tegelikult nii kibe seesmiselt ja oma sõnadelt tegelikult pidi. Ja siin täielik Jumala arm, et ta tegelikult näitab meile neid asju, neid kohti, kus me nagu eksime, on ju. Aga see kõik saab alati alguse südamest ja see on alati viitab sellest, et sellele, et midagi on südames läinud nihu, kas on lasknud sisse midagi valet või on kuskil mingi haiget saamine või andestamatus või midagi sellist. Seal on erinevad põhjused ja ma usun, me nendest räägime ka. Aga see puhas süda on küll üks eluterve kristluse ja usuelu alustalasid ja see on niivõrd oluline, et me seda säilitame ja pidevalt uuendame ka. Sest meie ise ei puhasta enda südant. Jumal on see, kes puhastab meie südant. Nii et meie töö on lihtsalt minna tema juurde, anda oma süda, öelda Jumal, siin on minu oma, kingi mulle palun uus. Aga räägime teemast. Ma võtaksin esimese asjana ette kibeduse. Ma arvan, et see on väga sükene oluline, see on üsnagi sükene suur asi. Ma loen kõigepealt Efesuse 4, 31 ja 32 ja see ütleb nii. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Hästi huvitav. Ja esimese asjana Paulus kirjutabki Efesuse kogudusele, et kõik kibedus jäägu teist kaugele. Kibedus on selline naljaks asi, et see saab mina olen vähemalt näinud seda niipidi, et see saab alguse andestamatusest. Ja see on see, miks tegelikult Paulus kirjutab ka, et andestage ja halastage üksteisele teineteise peale. See on selline andestamatuse selline juurpõhjus või tähendab, kibeduse juurpõhjus on alati andestamatus, see on kuskil seal. See võib olla andestamatus sinu enda vastu, kellegi teise vastu, Jumala vastu või elu vastu selle üle, et sulle on tehtud ülekohut. Väga palju olen ma näinud erinevates teenistustes seda, kuidas see võib juhtuda eriti eakamate inimestega, kellel on olnud keeruline elu, sest et meil tegelikult kõigil on elu jooksul piisavalt palju põhjuseid kibestuda. Aga ütleme, kui sa jõuad sinna oma elu lõpufaasidesse, siis sa hakkad alles tagasi vaatama ja mõtlema selle peale, milline elu sul tegelikult täpselt olnud on. Ja nii mõnigi kord selgub, et elu keskel on olnud nii palju sükest mürgeldamist ja elu, et sa pole jõudnud nagu mingeid asju läbi seedida võib-olla vahel. Ja siis hakkab see kibedus tagantjärgi peale tulema, et appi, mu elu oli ju tegelikult selline, mul siin lähedased surid, mind jäeti siin maha, mul läks see katki, mida iganes, kõiki neid asju. Ja kuidagi proovitakse leida neid viise ja neid teid Jumalaga läbiminemiseks nendest asjadest. Aga see on hästi oluline tegelikult teha ja koos Jumalaga minna ja käia neid asjad läbi. Ja sellel on ka kaks põhjust. Üks on see, et sa saad vabaduse
Jumal annab sulle sellest kibedusest vabaduse, sa saad olla päriselt ka siiras ja rõõmus, aga teine on ka see, et ma olen näinud, et need, kes siuksed teekonnad läbivad ja oma kibeduse kõrvale jätavad, saavad Jumala käest mingi erilise aarde. Nendel on mingi võidmine palvetada, nendel on mingisugune vägi, mingi Jumala soosing ja armastus peal. Ja muide, täiesti piibellik näide sellest ka on täpselt sama mees, kellest me eelmine nädal rääkisime, Joosep. Kui sa vaatad, milline oli Joosepi õnnistus, temal oli ju meeletult palju põhjuseid kibestuda. Tema perekond hülgas teda, reetis teda, müüs ta maha, siis ta visati vangi ja kõik süksed asjad. Need on ju meeletud põhjused kibestuda tegelikult oma elu üle. Aga ta valis mitte seda teha. Ta valis näha Jumalat ja valis isegi oma perele andeks anda selle, et nad olid ta algul tahtnud ära tappa ja siis üritanud maha müüa. on ju huvitav tegelikult. Kibedus ja kibedus on selline asi ka, et nagu piibel ütleb, see on nagu tilk tõrva meepotis. See rikub nii palju asju ära, see paneb su elule halli varjundi, see rikub ära sinu suhteid, see rikub ära rõõmu, see võtab ära sinu hea tuju ja see tahab kuidagi üle võtta kogu sinu elu. Ja see on niivõrd süke ebameeldiv ja nõme asi, mis proovib vallutada igat inimest iga natukese aja tagant. Ja ma arvan, et Jumal on üks ainusaid häid kaitsevahendeid, mis meil on tegelikult kibeduse vastu ka. Kibeduse kohta Hebrea 12, 14 ja 15 ütleb nii. Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha issandat ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks. Piibel isegi hoiatab meid selle eest, et kibedus võib tuua rüvedust väga paljudele. See võib panna paljusid eksima. Ja see on asi, mida me peame vältima. Ja see on meie kohus vaadata, et meie süda ei kibestuks ja meie selle läbi ei teeks pattu ega ka teised. Nii et hoidugem kibedusest ja minge Jumala ette, et sellest vabaneda. Aga lähme edasi järgmise asja juurde. Milleks on kadedus. Mis on kadedus? Mis on kadedus? Ja enne seda, ma arvan, nagu samm enne kibedust ongi tihti peale kadedus tegelikult. Kadedus on nagu see hapnema või kibedus on tähendab hapnema läinud kadedus. Kadedus on, mis nagu nii sinu täielikult nagu üle võtnud, et see on muutnud kibeduseks. Aga kibedusel on ka muid nagu põhjuseid. Aga ja kadedus lõhub meie elu täielikult. See ei tekita mitte ainult plekke meie südamele, vaid et ta reaalselt lõhub meie elu ja inimesed võivad reaalselt kaotada oma mõistuse kadeduses olles. Ja huvitaval kombel kadedus on ainus patt, mis ei anna meile mitte mingit rahuldust. Kui sa teed ükskõik, mis muud pattu, sa teed seda nagu kas või selle pärast, et natukene mõnus on ja on see, ma ei tea, alkoholism, suitsetamine, et mingitel hetkedel sa saad nagu mingit rahuldust sellest, on see näiteks tagarääkimine, see kõiditab kõrvu ja on nagu natukenegi mõnus, aga kadeduse ajal sa mitte kordagi ei tunne mõnu, aga ometi me teeme seda nii palju. Ja kadeduse puhul on ka see, et meil on nagu mulje, et meie elus on nagu see mingi asi puudu, et kadedus on miski ju, me tahame midagi, mida meil ei ole, või me tahaks midagi rohkem ja rohkem ja rohkem. Me ei suuda olla tänulik selle eest, mis meil on, vaid me tahaks midagi enam. Ma ei tea, ma tahaks olla sama ilus kui see naine seal või ma tahaks, et mul oleks ka nii palju raha või nii palju õnnistust elus või oleks ma ometi nii hea evangeliseerija kui see vend seal ja nii edasi. Need võivad ükskõik mis asjad olla ja sa näed, et sul on mingi osa puudu ja see on see huvitav, see 20-80% näide, et su elus on tegelikult see 80% olemas, aga sa näed ainult seda 20, et kui ma ainult selle saaksin, nüüd mu elus oleks kõik hästi, Aga kadedus on tegelikult hea kompass meie elus, mis näitab ära, kus meie süda on. Sellepärast, et kui sa näiteks tunned kadedust mõne, ma ei tea, kellegi teise üle, kes on ilusam, mõtled, et ma tahaks olla ka nii ilus, kui tema on, siis su süda on ilul, mitte Jumalal. Kui sa mõtled, et ma tahaks nii väga olla nii rikas, kui tema on, su süda on rahal.
kui see nagu see asi, see kadedus selles valdkonnas nagu consume ib su elu, noh, ta neelab sind alla täielikult, on ju, siis see näitab, kus su süda tegelikult on. Ja see aitab meil tegelikkuses panna nagu näpp asjale peale, et ahaa, mu süda on siin kohas, okei, Jumal, ma panen selle iluteema sinu ette, ma palun võta mult ära see selline nagu soov, ma ei tea, väliselt meeldida kellegile või kuidagi väliselt välja näha miski, mida sina mulle pole andnud, on ju, või võta ära mult see rahaahnus, on ju, või selline nagu rahaarmastus, on ju, Jumal, võta mult need ja need asjad ära, sa saad sellele näpu peale panna, et selles mõttes ta on väga hea kompass, mis näitab meile, et kus on meie igatsused, aga igatsused, kuhu kadedus sisse on läinud, need muutuvad ju koormaks. Aga mida Jumal ütleb koormate kohta? Anna oma koorma mulle. Nii et me ei pea võtma, et okei, kui ma olen kadestanud, et nüüd ma olen nii kohutav inimene. See on lihtsalt, see näitab, kus su silmad on praegu läinud, su fookus on natukene mööda läinud, pole hullu, meil kõigil juhtub, me kõik läheme vahepeal natukene sellelt kitsalt teelt, natukene ühele poole, natuke teisele poole, pole hullu, see näitab ära, kuhu sa jõudnud oled, nüüd on aeg sellele otsa vaadata ja panna see asi Jumala ees maha täielikult. Ja, sest et kadeduse puhul sa oleks nagu pime enda õnnistuste suhtes, mida Jumal sinu ellu andnud on ja sa näed ainult teiste õnnistusi, aga mitte enda õnnistusi. Ja siis tuleb see fenomen, et kui kellelgi läheb hästi, siis tal vedas niimoodi. Aga kui minul läheb hästi, siis see oli minu enda suur, raske, vaevarikas töö, on ju. Aga tegelikkuses me ei saa nagu teise inimese järgi mõõta iseennast kuidagi, vaid ikkagi me mõõdame ennast eilse endaga. Milline ma eilsena olin. Ja meie eesmärk on muutuda rohkem Jeesuse sarnasemaks. Mitte mingi ilu ideaali või võimu ja ma ei tea, jõukuse ideaali järgi, on ju. Ja kuidas kadedusest välja tulla, on esiteks läbi tänulikkuse, et sa hakkad olema tänulik asjade eest. Sest ma tean, et kadedusse võib tõesti nagu täielikult neelata sind alla see valu, mis sul tekib sisse. See tahab sind neelata alla ja siis hakkad tegema mingeid rutakaid ja halbu otsuseid, on ju. Aga tuleb panna stopp, pidurid sellele ja hakata olema tänulik asjade eest. Ja teiseks, sul on lihtsalt vaja, et keegi sulle meelde tuletaks, kui äge sa oled. Sest me oleme nii ägedalt loodud. Kus me teame seda? Piiblist. Et Jumal on meid nii kardetavalt imelisteks loonud ja kui sa tahad teada, kui äge sa oled, siis mine Jumala juurde, et tema teab sind kõige paremini ja tema suudab sulle kõige paremini meelde tuletada, kui äge inimene sa oled ja kui lahedaks ta sind on loonud. Ta on täpselt perfektseks sind loonud. Sa oled kõige ilusam tema jaoks, kõige ägedam, kõige vingem, täpselt just selle iseloomuga, mis sul on. Ja ta armastab sind nii väga, ta armastas meid kõiki nii väga, et ta andis oma poja meie eest. Et igaüks, kes usub, saab päästetud. Aamen, ma olen täiesti nõus. Kadeduse puhul on hästi huvitav on, see võib tunduda nii normaalne asi, eriti näiteks mitte kristlaste seas ja kui sa elad kuskil nagu tavalises ükses ilmanike inimestega suhtled, on ju, siis kõik räägivad sellest, et kadedus on halb, aga siis kõik räägivad ka, kuidas nad teevad mingeid eesmärke selleks, et täita mingisugust kadedust umbes enda sees või mingid, sa kuidagi tajud selle kadeduse sealt läbi ja see on naljakas ja siis sa räägid kristlastega, sa saad aru, et nendel on täielik vabadus sellest, on ju. Et see on nagu palju ägedam viis elada elu, täiesti ilma kadeduseta, on ju, et kellelgi teisel läheb hästi, sa saad siiralt rõõmus olla selle eest, et kellelgi teisel läheb hästi, sa oled lihtsalt õnnelik tema üle, et tal on tore. Mul tuli kadedusega meelde üks lugu, üks mõte ja üks küsimus tegelikult, aga mul tuli meelde kunagi meie koguduse üks diakonitest, Andrei Matetski, rääkis sükse põneva tunnistuse ja see oli natuke seotud kadedusega ja see oli tegelikult seotud ka sellega, et hästi palju kadedust leidub spordis ja muusikas, sellepärast, et need on ju erialad ja alad, kus üritatakse olla paremad tehniliselt kui eelmised või teised on ju, või vastased. Parem pillimäng ja kiirem pillimäng ja osavam pillimäng ja osavam boks ja osavam kettaheit ja mida iganes on ju. Sina pead olema see kõige parem. Ja kui keegi teine siis võidab sind,
noh, see tekitab kadedust küll, on ju, et sa pingutad ju kogu jõust, et olla kõige parem ja siis keegi teine saab nagu sinu auhinna endale, on ju. No, ütle nüüd, et sa ei ole kade selle üle, on ju, et tema võitis tegelikult need asjad. Ja Andrei rääkis üks loo, et tal oli süda täis viha ja kadedust iga kord, kui ta läks kaklema, sest ta tegeles võitluskunstidega. Ja ta ütles, et Jumal puudutas teda enne võistlust. Tal oli nagu mingi championi võistlus. Ja väga tihti, eriti boksides ja võitluskunstides on niimoodi, et kui võitlejad omavahel kohtuvad enne matši, siis nad nagu põrnitsevad üksteist ja nad vaatavad üksteisele silma ja see on selline vaimne üksteise mõõtmise koht, kus vaadatakse niimoodi oma vastasele otsa enne seda, kui minnakse kaklema. Ja seal väga tihti öeldakse üksteisele kehvasti, seal väga tihti tõmmatakse teist maha, üritatakse nagu moraalselt saada võimupositsiooni teise üle, et siis, kui nad hakkavad kaklema, siis teine juba joos näiteks kardab sind või on ise ennast maha kandnud nagu peas. Et see on selline vaimse võitluse koht tegelikult. Seda boksis on väga hästi näha näiteks, aga tal oli siis ühesõnaga, ta läks oma vastasega silmitsi ja ta oli olnud umbes riided selga pannud, võitlusriided selga pannud garderobis ja siis Jumala vaim tuli ja puudutas teda. Võttis ära kogu kibeduse, kogu viha ja kõik selle, mis ta südames oli, andis talle rahu ja rõõmu. Ja ta ütles, et tal tekkis mitte viha, vaid täielik armastus selle mehe vastu, kellega ta pidi võitlema. Ja ta läks sinna kohtumisele, ta vaatas sellele, see vend vaatas talle otsa ja Andrei lihtsalt umbes naeratas talle, ütles talle, rahu olgu sinuga. Seda aru, see vend oli nagu nii jalust rabatud, et kui nad kaklema hakkasid, ta sai suht kiirelt kotti, sest ta ei saanud üldse aru, mis toimub. Ta ei saanud aru, kuidas saab keegi temal nagu nii suure rahu sees vastas seista. Et nagu mis mõttes, et see vend on ju nagu võitmatu, sest et tema sees on mingi selline rahu, et minu kohalolu üldse ei liiguta teda, on ju. Avat Jumal tegi seda, on ju. Ja nagu kõige olulisem selle juures on see, et Andrei süda sai vabaks sellel hetkel, on ju. Ja püsiski vaba muideks. Et see on nagu meeletult äge vaadata, et sellised lood on tegelikult, kuidas Jumal võtab ja võtab kadeduse ära, paneb armastuse asemele. Aga milline võitlus see võib olla ka tegelikult selle keskel? Kadeduse kohta on piiblis tegelikult ülihea lugu ka olemas. Ja see on üks maailma kõige kuulsamaid kadeduse lugusid, Kaini ja Aabeli lugu. Sellepärast, et Kain tappis oma venna Aabeli, sest et ta oli kade selle üle, kui väga Jumal eelistas tema ohvrit ja tema suhtumist tegelikult, kui Kaini enda oma. Ja noh, see vahe oligi see, et mis see vahe oli see, et Aabel andis selle esimese parima päris osa, mis tema sai kohe Jumalale, ütles, et kõik kuulub sulle. Ja Kain andis ülejäänud sellised riismed Jumalale, ütles, et näed, et siin on mingi asi sulle ka. Ja see suhtumise vahe tõi ka selle õnnistuse vahe, et Jumal õnnistas Aabelit ja mitte Kaini. Kain vihastas, oli kade, mõrvas oma venna. Ja see on esimene mõrv inimajaloos, on Kaini ja Aabeli lugu. Ja see on kõik kadeduse ajendil tehtud, eks ole. Päris kurb tegelikult mõelda, aga vaata, kuhu kadedus võib täpselt inimese välja viia. Nagu sa ütlesid, see tuleb ja võib võtta inimesed täielikult üle ja panna tegema asju, mida üldse ei tahaks tegelikult teha, on ju. Väga-väga kurb lugu, aga kahjuks see on see, kuhu kadedus võib meid välja viia. Aga kas on veel mingeid ägedaid lugusid piiblis, milles on kadeduse kohta? Näiteks Saul ja Taavet. Kui Saul oli kuningas, Samuel ju valis, või tähendab, Jumal nagu läkitas Samueli valima Taavetit järgmiseks kuningaks ja Taavetil oli nagu kõik antud, tal oli kuidagi see Jumala soosing ja ta meeldis rahvale ja Saul tundis kadedust. Kuigi tegelikult Saul oli see, kes nagu mitte miski ei ohustanud ju teda ja lihtsalt Taavet oli valitud järgmiseks kuningaks Jumala poolt, on ju. Ja see oli huvitav, on ju, et mida see kadedus võib teha, et kuidas Saul hakkas Taavetit või tahtis teda tappa, on ju, kuigi tegelikult talle ka ju alguses Taavet väga meeldis. Ja et see on nagu hästi huvitav tõesti, kuidas see kadedus võib sind täielikult alla neelata, nii et sa hakkad sõgedusi tegema. Ja tegelikult vaata, kui hästi sa ütlesid, et tegelikult ju seal ei olnud mingit põhjust isegi tegelikult karta seda, sest Taavet isegi siis sellel hetkel, kui ta oleks saanud Sauli ära tappa pärast seda, kui Saul ja tema mehed ajasid teda mõõda kõrbe taga, mina ei tea, kui kaua üritasid teda ära tappa, on ju. Taavet sai Sauli kätte ja ütles, et mitte kunagi keegi ei tapa minu meestest ja mina ei tapa, ei puudu sind ja ei tee sulle viga, sest et sina oled praegu nii Iisraeli kuningas ja mina ei tee Jumalale niimoodi. Ja vaat,
see lojaalsus, mis Taaveti sees tegelikult oli terve aeg olemas. Aga vaata, kui äge oli see, et see sõnakuulelikkus murdis Sauli südame lahti ka ja ta sai aru, mida ta oli valesti teinud. Aga näed, üks õiglane mees Jumalas võib ka panna kõik muud asjad korda, seda pidi. Et see on imeline. Aga järgmiseks, kolmandaks selliseks pisipatuks või selliseks rikkuvaks patuks saame, millest me tahame rääkida, on tagarääkimine. Mis võibki olla muide ka väljendus kadedusest, süke ajendatud kadedusest, eks ole. Ja tagarääkimise all me mõtleme nii seda, et me räägime selja taga kellestki kehvasti, kui ka seda, et me räägime välja kellegi saladusi, mida on meile usaldatud näiteks. Et see on ka üks tagarääkimise vorme tegelikult. Ja Piibel ütleb meile tagarääkimise kohta niimoodi. Õpetussõnad 16:28 ütleb, et salakaval mees tõstab riidu ja keelepeksja lahutab sõbrad. Õpetussõna 20:19 ütleb meile, kes käib keelekandjana, paljastab saladusi, seepärast ära seltsi lobisejatega. Päris huvitav. Ja tagarääkimise puhul on hästi oluline teada seda, et see on selline mürk, mida sina ise heasse suhtesse võib-olla sisse valad. Et kui sinul on hea usaldusväärne suhe kellegiga, siis ja sa austad seda inimest ja see inimene austab sind, ja siis sa lähed kuskile mujale ja lihtsalt võtad ja nüüd ma natukene valan siia solki vahele, nii et teine inimene isegi ei tea seda. Aga mida see teeb on see, et see muudab sinu perspektiivi ja suhtumist sellesse inimesesse, aga ka teiste inimeste perspektiivi ja suhtumist sellesse inimesesse. Hästi suur probleem tagarääkimisega on just nimelt kogudustes. Üks on see, kui räägitakse vaimulike taga, olen ise süüdi selles ka täiesti olnud 100%, on juhtunud kohti, kus ma olen nurisend selja taga või öelnud midagi kehvasti ja olen pidanud meelt parandama, ütleme, et ei ole nii, et Jumal palun vabandust, sinu inimesed, sinu kontroll. Ja see on kehv, see on selles mõttes kehv, et on nagu selge vahe selles, kas sa räägid probleemist või sa räägid taga kedagi. On kohti, kus peab rääkima mingitest probleemidest, kas kellegi suhtumine, tegu, sõna on halb ja siis peab koguduse keskel või inimeste keskel sellega arutama sellest või kodus isegi pere keskel. Ja teine on see, et sa istud ja lihtsalt mustad kedagi selja taga. Seal on nagu väga selge vahe sees ja ma arvan, et see südame hoiak nendes kahes olukorras on ka väga erinev. Sest üks on see, et vaadatakse lihtsalt inimest halvustavalt. Ja teine on see, et vaadatakse selle eesmärgiga, et inimene enam ei kordaks midagi, mida ta on valesti teinud. Kasv on see nagu eesmärk, eks ole. Aga tagarääkimise puhul on veel oluline see, et tagarääkimise puhul ma olen näinud hästi palju seda, kuidas üks väga selline keelepeksja, nagu Piibel ütles enne, tagarääkija võib minna mitmete gruppide juurde koguduse keskel ja lõhestada suhteid meeletult palju. Et ongi keegi, kes tuleb ja ta ongi kas natuurilt või vaimsuselt või kuidagi olemuselt on tagarääkija, ta tuleb lihtsalt lõhkuma suhteid. Ja meie kogudus on mitmete selliste inimeste, kes kannatanud, me oleme näinud seda ja me oleme pidanud üsna karmilt tegelema nende inimestega ka täpselt samamoodi. Sellepärast, et sa ei saa lihtsalt tolereerida selliseid inimesi, sa pead nagu midagi ette võtma, et sükse käitumine ikkagi lõppeks. Ja see on päris kurb on vaadata, et see teeb ikka mõnikord suhteid nii sassi, et inimesed ei räägi aastaid või aastakümneid oma vahel enam pärast seda. Mitte isegi sellepärast, et kahe inimese vahel on midagi valesti, vaid keegi kolmas läheb ja külvab mingisugust tagarääkimise teel mingisugust saasta sinna kahe inimese vahele. Ja see on õudne, see on täiesti õudne tegelikult. Ja see on üks kuradi väga efektiivne taktika, kuidas kogudust lõhestada, on läbi tagarääkimise. Nii et see on nagu meie kõigi kohustus tegelikult vaadata, hoida silma peal, et me ei nuriseks, aga et me ka ei räägiks taga, et me ei tegeleks tagarääkimisega niimoodi, et me ei läheks niimoodi sõprade või teiste juurde lihtsalt vinguks kuidagi või teeks maha, et miks temal on niimoodi või kuidas tema on nii. Et see on meie kui kristlaste kohus hoiduda sellest vägagi selgesti. Kas sul on midagi tagarääkimise kohta lisada? Tead, ma arvan, et mina olen täheldanud enda puhul seda, et miks see on niisugune salakaval pat, sest et ma just arvan, et see tagarääkimine ja ühest küljest võib olla küll niimoodi, et sa saad kohe aru, kui keegi räägib taga, aga tihti sa nagu ventileerid ennast
ja selle käigus sa räägid kedagi taga nii, et sa kohe ei saa arugi sellest ja siis tagant järgi on nagu endal kuidagi siuke, et ai jaa, kui ma just rääkisin taga sellest inimesest ja päris vastikult ka, onju. Et nagu, et tagant järgi sa nagu avastad seda ja ma arvan ka, et ja ma olen nagu võtnud selle hoiaku, siiamaani muidugi vahest nagu eksin ära sellesse, et räägin kogemata kedagi taga ja see on väga salakaval, väga nagu vaikselt hiilib ligi, aga ma olen võtnud selle hoiaku, et kui sa ei kavatse mitte midagi ette võtta, siis ära räägi taga ka. Et kui sa tahad midagi selle osas ette võtta, kui sul miski häirib, siis mine ütle otse. Ja ma tean, et seda on raske öelda inimestele otse asju, aga see on nii palju parem, kui taga rääkida. Ja veel parem on see, kui sa lähed Jumalale need asjad ja palvetad enne. Näiteks ma mäletan, et Allon Kroll kunagi kui ta siiamaani patab piiblikoolis, aga mingid aastad tagasi üks vanem naisterahvas läks ta juurde ja ütles, et tead, et see ei ole üldse sobiv, et sa hoiad oma käsi taskus, onju. Ja aga mis sellele eelnes, oli see, et juba mitu kuud tagasi see vana naine nagu avastas selle, ta on Kroll hoiab oma käsi taskus ja ta läks Jumala juurde sellega ja hakkas palvetama selle pärast. Ja siis mingi hetk Allan nagu tundis kuidagi mingit pehmust oma südames, kui see naine tuli ta juurde ja ütles talle, tead, et ma olen palvetanud tükk aega selle pärast, aga et ära hoia oma käsi taskus, et see ei ole sobilik, onju. Siis Allan oli, no okei, onju. No kuidagi umbes niimoodi su lugu läks, mitu aastat tagasi rääkis seda, ma täpselt ei mäleta. Aga see oli minu jaoks nii siuke nagu armas lugu, onju, sest et kedagi häirivad mingid asjad, onju, aga kõige parem on viia alati Jumala juurde see. Täiega nõus ja vaata, Jumal muudab teise inimese südame pehmeks on selles suhtes. Aga vaata, see on selles mõttes oluline ka, et Jumal ütlebki, et tegelikult läbi suhete me niimoodi ehitamegi üksteist üles ja kogu aeg parandame üksteist. Nii et tegelikult, kui sinu enda südame hoiak on õige, kui see, kelle kohta öeldakse midagi, aga vahel ka see, kes ütleb, kui su süda on puhas ja sa teed neid asju koos Jumalaga, see mõjub vastupidi väga üles ehitavalt. Sellepärast, et kui keegi tuleb sind armastuses noomima ja sa võtad selle vastu, sa usaldad seda inimest rohkem. Ja see on mega palju parem, kui taga rääkida kedagi nagu. Ja mul on alati respekt inimeste vastu, kes läbi armastuse tulevad, ütlevad sulle mingi asja välja, sest et ma ei tea, nagu me ei jõua kõike tähele panna, me ei mõtle ise kõige peale ja see on nagu ja see on minu arust tore, kui inimesed tulevad otse ütlema, aga läbi armulisuse ja armastuse, et alati peab see armulisus seal alles olema, onju. Kiida avalikult, aga kritiseeri nagu omavahel olles salaja. Ja see on minu arust hästi nagu hea printsiip, mida järgida. On, see on muide väga oluline tagarääkimise puhul ka, et sa ei tee kedagi maha. Ja, sest et tagarääkimine, see lihtsalt lõhub suhet. Et olgu see abielusuhe, ma ei lähe kellegile sinu selja taga rääkima sinust midagi halba, sinu kuidagi mainet rikkuma või meie omavahelist suhet rikkuma, siis sa kohe lased kedagi kolmandat sinna suhte vahele. Täpselt. Ja see kolmas tohib ainult olla Jumal. Või siis sõprussuhted, peresuhted, mis iganes on, et see on hästi nagu libe tee on lasta sinna kedagi veel vahele seda lõhet kuidagi suurendama. Täpselt nii. Ja kui on ebausaldusväärsed inimesed ümber ka veel, kelle peale ei saa niivõrd loota, siis need veel kiruvad takka, et teeksid seda veel. Ja siis sa jõuad sükeste sisutühjade suheteni ja siis sa oled kurb ja sisutühi inimene ise ka. Ja see on väga kurb vaadata, keegi ei taha selline olla. Nii et see on selline kiire tee olemaks mitte väga meeldiv inimene, ütleks niipidi. Ja seda tasuks vältida. Aga nagu sa ütlesid, et üks nurisemise vormidest on tagarääkimine, siis üleüldiselt nurisemine on väga huvitav teema. Ja nurisemise juurde ma tooksin ühe anekdoodi. Nii. See on üks anekdoot Mungast. Mees otsustas minna siis Munga kloostrisse, kus pidi võtma vaikimisvande ja võis siis öelda 2 sõna iga 10 aasta järel. See on ka Janno episoodist. Siis 10 aastat läheb mööda ja Munga kloostri ülem kutsub siis selle mehe, kes Munga kloostrisse läks Mungaks, enda juurde ja küsib, et sa oled 10 aastat meiega olnud, et mis need 2 sõna on, mida sa öelda tahaksid? Mees vastab, et nälg on.
Munga kloostri ülem siis teeb kõik, et organiseerida mehele rohkem toitu. Läheb jälle 10 aastat mööda ja kutsutakse uuesti siis see mees selle peamunga juurde ja see küsib, et mis on siis uuesti need 2 sõna, mida sa öelda tahaksid ja munk vastab talle, et külm on. Siis peamunk teeb jälle kõik nii, et organiseerida mehele rohkem riideid, tekke, et mungal oleks ikka soojem. Ja läheb järgmine 10 aastat mööda ja Munga kloostri ülem kutsub mehe uuesti enda juurde ja ütleb, et no, sa oled meiega 30 aastat juba olnud, et mis oleksid sinu 2 sõna nüüd? Munk vastab selle peale, et koju tahan. Selle peale vastab Munga kloostri ülem, et ma ei imesta, sa oled ju terve siin oleku aeg ainult nurisenud. Väga hea. See väga hea. Aga nurisemine reaalselt, see ehitub üles nii, et sa ise ka aru ei saa. On mõned asjad, paar asja su elus, mille üle sa natukene nurised ja vaikselt see nagu on lumepall, mis keerleb ja lõpuks on meeletu sinu sees. Ja lõpuks see nurisemine saab reaalselt sinu iseloomu osaks. Sa muutudki nurisevaks inimeseks. Ja see on üks kõige suuremaid ohte selle nurisemise puhul, et ta on nii salakaval, et väikse asja peale nurised, siis natuke suurema, siis natuke veel suurema ja lõpuks see nagu saab jälle võimus sinu üle. Et ma ei tea, kas võib-olla te olete kogenud inimesi gruppides, kes iga asja peale nurisevad. Ükskõik, mis toimub, mis juhtub, iga asja peale mingi nurin. Alati. Ja see on nii väsitav olla sellise inimese kõrval ju, on ju. Sellepärast, et nagu kogu aeg sa kuuled seda negatiivsust, seda nurisemist ja keegi lõpuks ei jaksa tegeleda sellega. Et sa ei saa nagu pidevalt elada selle nurisemismulli sees. See lihtsalt, lõhub su elu jällegi, on ju. Aga kui me mõtleme Jeesuse peale, kui ta läks ristisurma, siis mitte ükski kord ta ei nurisenud ning tema suust ei tulnud mitte ükski kord mitte ühtegi kibedat sõna. Kui teda peksti, kui teda reedeti, kui teda viidi ristile surema, siis mida ta ütles lõpus, et anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Ja see on minu jaoks nagu, see on nii vägev ja kui palju enam peaks meie jätma siis need väikesed ja tühjad nurisemised, mis ei vii meid ennast ega ka teisi Jumalale lähemale. Täiesti, see on Jeesuse eeskuju on üks parimaid tegelikult viisi sellest, on ju. Ja ainus nagu, ütleme, mitte isegi kibeduse koha pealt, aga ta ju palus Jumalat, ütles, et isa, miks sa oled mind hüljanud, on ju. Aga sellises olukorras see ei väljendanud mitte kibedast nurinat, vaid kurbust ja valu, et see on väga teine asi. Ja kui ta palus seda ja küsis isalt, et kus sa oled nii-öelda, aga ta ei nurisenud, ta ei vingunud ja see on üleinimlik, ma tahaks öelda selle kohta, et see on täiesti uskumatu. Nurisemise kohta on üks hästi oluline peatükk Piiblis on see lugu, kui Iisraeli rahvas tuleb Egiptuse maalt välja, kui Jumal on teinud suuri imetegusid ja nende rahva välja vedanud Egiptuse vangistusest ja nad satuvad kõrbesse pärast seda, siis esimese asjana, mis nad hakkavad tegema, nad hakkavad nurisema, et miks neil ei ole neid samu mugavusi, mis siis, kui neil oli orjapõlves, on ju. Ja unustamata ära selle, et nende imede Jumal oli tegelikult neid just vabaks teinud, on ju. Ja me näeme, kuidas Jumal tegelikult vastab sellele. Jumal ei võta seda nagu rõõmuga vastupidi, ta ikka pahandab päris korralikult selle peale ja noomib rahvast selle peale ja ütleme, et see ei ole nagu väga ilus vaatepilt. Aga see on ka see, mida me näeme Jumala nagu, see on tegelikult nurisemise nagu taga, ma tahaks arvata just läbi selle loo, on see, et me keeldume vaatamast asju nii, nagu Jumal neid asju näeb. Et me ei ole nõus oma perspektiivi nagu lahti laskma, me oleme jonnakad ja me tahame suruda läbi oma enda tahtmist. Ja see on nagu hästi, see paneb meid kuidagi sellisesse olukorda, et meie arvame, et meie elu peaks minema nii pidi ja siis see ei lähe. Ja siis me istume maha ja jonnime Jumala, et miks on see niimoodi, miks sa ei ole nii teinud, miks sa ei ole mind õnnistanud, miks sa ei ole mulle andnud neid asju nii ja nii, ja see nagu list läheb edasi. Ja tegelikult selle taga on see, et
sa ei ole nagu alistanud ennast Jumalale ja sa ei ole võib-olla mõelnud seda, et Jumal, mida sina tahaksid selle olukorra läbi teha või selle asja läbi tegelikult minu ellu nagu külvata või anda. Isegi kui see ei ole positiivne asi. Miks on see asi sündinud? Sa ei ole neid asju Jumala ette viinud, sa ei ole nagu neid asju nagu koos Jumalaga läbinud. Ma arvan, et mina ütleks, et nurisemise taga istub tegelikult see põhjus, see sügav põhjus, et sa proovid oma enda tahtmist läbi suruda ja sul on enda visioon, enda paradiis, enda mingisugused süksed mõtted, mida sa proovid oma elus rajada ja väga tihti need ei käi kokku sellega, mis Jumala plaan on sinu elus. Ja see ei tähenda seda, et Jumal ei taha, et sul oleks häid asju ja need ta annab sulle niikuinii, aga need lisatakse meile peale kaubaks, mitte nagu sellepärast, et need on meie põhiasjad, mida me nagu taga ajame, on ju. Sellised on need 4 võib-olla väikest pattu, mida me nimetame väikest pattu, aga need süksed asjad, mis viivad võib-olla meie südant eemale Jumalast ja panevad meid patuteele tegelikult liikuma, mis on hästi salakavalad ja võivad tegelikult meie elu lõhkuda päris jubedal viisil, kui me neid asju tegelikult nagu ei hooma või ei vaata või ei jälgi või ei tegele nende asjadega. Need võivad olla nii salakavalad, et need lähevad meie radarilt läbi ja me mõtleme, et meie elu on Jumalaga kõik hästi. Ja siis sa nüüd Jumala ette vaatad tegelikult, et sa oled kibe, räägid taga, kadestad teisi ja veel nurised ka kõigele lisaks, on ju. Ja see võib kõike 4 võib emba-kumba eraldi ja kombinatsioone seal ka samamoodi. Mu soovitus on, et lähme Jumala ette, paneme need asjad Jumala ees maha ja ärme tegele need asjadega. Palume, et Jumal vabastaks meid sellest asjadest, et ta aitaks meil üles leida neid juurpõhjused ja annaks meile selle tõelise rahu ja vabaduse, mis on tema vaimus ja elus koos temaga. Need 4 võivad olla sellised väga sügavad mürgiallikad meie elus ja need on asjad, mida me võib-olla peaksime jälgima ja millel me peaksime võib-olla hoidma tugevat silma peal. Kuidas sina arvad? Kuidas me seda kõige paremini saaksime teha? Ainult sellega, et me tõesti tuleme Jumala ette ja me taotleme puhas süda Jumala käest, et me vaataksime, et meie süda oleks puhas ja hoitud ja tõesti, ja need on lihtsalt sellised nagu väikesed asjad, mis võivad meie ellu nii lihtsalt sisse tulla ja meie elu täielikult kuidagi endale võtta ja me nagu märkamatult oleme ehitanud müüri enda ja Jumala vahele. Aga kui me läheme Jumala ette, me paneme need asjad Jumala ees maha, kui sa tänast episoodi kuulates tajusid võib-olla mingeid asju enda elust ära, siis pane need asjad Jumala ette maha ja palu Jumalalt, et Jumal võta need asjad endale, Jumal lammuta see müür, mida ma olen siia vahele ehitanud enda ja sinu vahele, Jumal, ma tahan puhas süda, palun puhasta minu süda. Jumal, ma palun iga kuulaja eest, et sa puhastaksid nende südant ja aitaksid maha panna kõik need asjad, mis on ehitanud seda müüri sinu ja nende vahel, Jumal. Jumal, ma tõesti palun, et leiad need allikad ja eemaldad need täielikult nende elust. Jumal, ma palun õnnistust, puhas süda, sinu armu ja armastust kõikide eludesse, kes tänast episoodi vaatavad. Tõesti, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Selliste mõtetega me tänase osaga lõpetame. Ja. Näeme järgmine.